Nii, jätkame eestikeelse piibliraamatu lugemisega. Tartus trükitud 1897 jätkuvalt. 34. õpetusnädala prohvetide portsjon Osea raamatust. Kuna ingliskeelne algviide, mille järgi on need nädalaõpetustsüklid, on võetud, on kuningas Jamesi sellest versioonist, siis eestikeelses piibliraamatus on peatükkide jaotus on natukene nihkes. Et ei ole esimese peatüki 10, vaid seda loetakse juba teise peatüki esimeseks ja siis lõpeb teise peatüki 25-ndaga, mis oleks muidu siis esimese peatüki 10 kuni teise 23, aga meil on siis teise peatüki 1 kuni teise 25-ni. Teine peatükk. Iisrael on kaua ära lükatud, saab viimaks armu. Ja Iisraeli laste arv peab olema kui liiv mere ääres, mis ei või mõõta ega üles lugeda ja peab sündima, et seal paigas, kus nende vastu on öeldud, teie ei ole mitte mu rahvas, seal peab neile öeldama, teie elava Jumala lapsed. Kiri roomlastele 9:25-26. Ja juuda lapsed ja Iisraeli lapsed peavad ühte saama kogutud ja nemad peavad ühe enesele peaks ja tulevad sealt maalt üles, sest Iisraeli päev on suur. Ezekieli 37:22. Ütelge oma vendadele, et nemad on minu rahvas ja oma õdedele, et igaüks saab alastust. Riielge oma emaga, riielge, sest tema ei ole mitte mu naine ega mina tema mees, et ta enesest ära saadaks oma hooratööd ja oma abielurikkumised oma niuete vahelt, nisade vahelt, et ma teda riidist paljaks ei tee ja teda ei pane seisma nõnda kui sel päeval, kui ta sündis. Ja et ma teda kõrbeks ei tee ja teda ei pane põude maa sarnaseks ja teda ära ei tapa jänuga. Ezekieli 16:4. Et ma muidu ei või armu heita oma laste peale, sest nemad on värdjad. Sest nende ema on hooratööd teinud, kes neid ihus kannud, see on häbi teinud, sest tema on öelnud, ma tahan minna oma armastajate järele, kes annavad mulle leiba ja vett, villu ja linu, õli ja joomaaega. Jeremaia 44, 17-18. Seepärast vaata, ma panen su tee kinni kibuvitsidega ja teen kiviaia tema ette kinni, et ta oma jalgateed ei pea leidma. Ja ta ajab küll oma armastajaid taga, aga ei saa neid kätte ja ta otsib neid, aga ta ei leia mitte. Siis ütleb tema, ma tahan jälle tagasi minna oma esimese mehe juurde, sest mul oli siis parem põli kui nüüd. Ja tema ei tunne mitte, et mina temale olen andnud vilja ja värsket viina ja õli ja olen temale palju hõbedat ja kulda andnud, mis nemad Baalile kulutanud. Seepärast tahan ma tagasi võtta oma vilja omal ajal ja oma värske viina omal seatud ajal ja tahan käest ära kiskuda oma villa ja oma lina, mis nende alastust pidi katma. Ja nüüd tahan ma tema häbitööd avalikuks teha, tema armastajate nähes ja ei ükski ei pea teda mu käest peastma. Ja ma tahan kõik tema lusti lõpetada, tema pühad, tema noored kuud ja ta hingamise päevad ja kõik ta seatud pühad. Ja ma tahan ära hävitada tema viina ja viigipuud, kellest ta ütles, need on mulle hoorapalgaks, mis mu armatsejad mulle andnud. Ja tahan neid metsaks teha, et metsalised neid peavad ära sööma. Ja tahan ta kätte näha Baalide teenistuse päevade pärast, kui ta neile suitsetas ja ennast ehitas oma peaotsa ehtega ja oma kalli ehtega ja läks oma armastajate järele, aga mind on ta ära unustanud, ütleb Jehova.
vaata, küll tahan siis ma teda meelitada ja teda viia sinna kõrbe ja rääkida tema meele pärast. Jesaja 42. Ja tahan temale sealt anda tema viinamäed ja lootuse ukseks Aakori oru ja seal samas võtab ta vastata kui omas noores eas ja kui sel päeval, kui ta üles tuli Egiptuse maalt. Ja peab sel päeval sündima, ütleb Jehova, et sa mind hüüad, mu mees, ja mitte enam ei hüüa mind mu baal või siis mu isand on ka tõlge. Ja ma tahan tema suust ära saata baalide nimed ja need ei pea enam oma nimega meele tulema. Ja ma tahan nende heaks seaduse teha sel samal päeval metsaelajatega ja lindudega taeval ja roomajatega maa peal. Ja ma tahan katki murda ammud ja mõõgad ja sõja maa peal ja teha, et nemad julgesti saavad elada. Jesaja 1:6 näiteks, laul 46:10. Ja ma tahan sind enesele kihlata igaveseks ajaks ja sind enesega kihlata õiguse läbi ja kohtu läbi ja helduse läbi ja halastuse läbi. Jeremaia 31:3. Ja tahan sind enesele kihlata usu läbi ja sa pead Jehovat tundma. 2. Moosese 34:6-7. Ja sel päeval peab sündima, et ma tahan kuulda, ütleb Jehova, et ma võtan kuulda taevast ja see võtab maad kuulda. Ja maa võtab kuulda vilja ja värsket viina ja õli ja nemad võtavad Iisraeli kuulda. Ja ma tahan teda enesele külvata sinna maale ja halastada selle peale, kes ei ole halastust saanud. Ja tahan sellele, kes ei olnud mu rahvas, öelda, sa oled mu rahvas. Ja tema võtab öelda mu Jumal. 1. salm. Ühesõnaga, siin on jälle selle nädala õpetuse suhtes on kontekst, mida paljud mööda panevad. Seepärast nii Vanas Testamendis kui Uues Testamendis räägib siin korduvalt, et see on see võrdlus selle rahva, selle maa, selle rahva, selle nii-öelda riigi koosluse inimkogudusega on toodud see abielu võrdlus. Et nemad olid algselt loojale teotatud, aga nad segasid ennast nende, siis see maa, mis neile oli antud, lubatud juba läbi nende esiisade, mitte sellepärast, et nemad õilsad ja õiged oleksid olnud, aga nende esiisa Aabram, kes käitus õigesti, kes omakorda oli ju järglane Šemi vereliinist, kes oli üks Noa poegadest, üks 3, kellele ja kelle järglastele peale uputust ju maa ära jagati ja Hämmi lapsed ju varastasid Šemi laste selle pärimuse. Selles mõttes, et see ei ole tühja koha pealt, ei ole see maa, mis see tõotatud maa on, see Kaanani maa, ei ole Heebrea lastele antud, mitte ainult Iisraeli lastele, mitte ainult juutidele. Seepärast see on üks hõim 12. Aga sellepärast, et ebaseaduslikult juba võeti see maa üle peale Noa uputust ja Aabram ju kasvas seal maal ülesse, aga seal kummardati igasuguseid teemaneid ja igasuguseid muid asju ja kuningas käskis teha kujusi ja kujusi kummardada kui jumalaid ja teha omale iidoleid, igasuguseid asju ja käidi nende kombetälitusi tegemas ja pööripäeva tähistusi ja kõike muid asju. Et see ei ole nagu selles mõttes salastatud informatsioon, et kõik, kes on vähegi näinud vaeva sellega tegeleda. Aga miks ma sellest üldse räägin? Abielu kontekst, miks seda võrdlust luuakse? See ongi see, et siin tegeletakse muude asjadega, käiakse nende võõraste, nende teemonite jutumärkides jumaluste juures, langenud inglite järeltulijate juures ja neid kummardamas. Aga siin ongi see, et
see oli Levitikuse raamatus, on siis Moosese 3. raamat, kas ma nüüd suudan need raamatud õigesti öelda. Ma olen 2. ja 3. kogu aeg sassi. Et Levitikuse raamatus on seal seadus, et kui mees lahutab oma naisest, siis ta ei saa seda kunagi tagasi võtta. Nii, aga siin ju selle prohveti selles peatüki lõpus ju ütleb, et naine on ringi tõmmanud, on petnud ja nüüd saadab ta sinna nii-öelda karistusaega, karantiini ja siis, et keegi teda puutuda ei saa. Ja siis pärast võtab ta endale tagasi, et nagu mis mõttes looja ei saa ju iseenda seadust rikkuda. Aga siin on ka see konks, mida absoluutselt nagu enamik preestritest, kirikuõpetajatest, piiskoppidest, pastoritest, asjadest absoluutselt ei hammusta seda läbi. Nad võivad oma seminaridel ja asjadel käia, aga kui nad ei suuda isegi elementaarseid asju lugeda, siis nagu raske selliste inimestega rääkida. Et selleks, et mees saaks oma naise tagasi võtta, mees peab selle eest surema. Ja siis loomulikult katoliku kiriku suured juhid ja liidrid, need tambivad seda suurt ühte, seda piiskoppi või paavsti. Et näed, tema ütles see ja tema pani selle doktreeni kirja ja katolikus kirikus võid ainult ühe korra abielluda ja abielu ei tohi lahutada ja see on igavene. Et kõik, mis peale seda toimub, ei kehti, et siin Uues Testamendis ütleb ka, et küsitakse need, kes loojat ei uskunud, et see aadliklass ja ülikuklass, need ju sihilikult üritasid nagu Kristust lõksu tõmmata ja küsisid ta käest, et abielu ja lahutuse kohta, aga Kristus vastaski neile, et jah, teie omal ajal lahutasite, aga algselt see ei olnud nii, et looja poolt see ei olnud nii määratud, et mees ja naine lahutaksid. Aga see lahutuse klausel anti teie oma südame, teie oma meele rikkumise pärast. Jällegi, kui sa sealt edasi ei loe, konteksti ei adu ja hiljem ka apostel Paulus räägib oma kirjutistes, räägib selle asja lahti, seepärast tema hammustas selle lõpuks läbi, mida paljud teised oma aja liidrid ei suutnud läbi hammustada, et Kristus oligi, ta võttis ju selle abielu rikkuja, selle naise rolli, võttis selle risti peale endale ja ta võttis ka selle kannataja mehe rolli, et Kristus suri meie eest, võttis kõik meie karistuse enda peale ja tänu sellele, et siis Kristus on looja trooni pärija, tema ainusündinud poeg, only begotten son on nagu, sa ei saa seda enam nagu konkreetsemalt sõnastada ükskõik mis tõlkes. Et ainus esmasündinud poeg nagu, lihtsalt nii on. Ja kui ütleb, et looja kuningriik on tulevane kuningriik, kui on kuningas, siis on ju sellele troon ja kui on troon, siis sellele on trooni pärija. See on nagu elementaarne. Sa ei pea ennast tritsliks vähenama selleks, et sealt nagu midagi aru saada, aga ju siis on vaja. Et Kristus kui trooni pärija võtab selle asja üle, et kui piibel juba algusest peale on kirjutatud, et kõik on tehtud läbi tema ja tema jaoks, et nagu, millest me räägime. Ja siis ongi see, et ainus võimalus, kuidas see eksinud ja kõrvale kaldunud see Heebrea rahvas looja juurde tagasi saab tulla, mitte läbi nende Rothschildide, mitte nende Rockefellerite, Diamondite või Briti krooni või Saksa nende vabamüürlaste, nende 13 vereliini, nende panganduskartelli, aga et looja kutsub nad tagasi, looja taastab uuesti selle nii-öelda siis õige Iisraeli. Seepärast, et piiblis ütleb ka, et need, kes ei tunnista Kristust, looja neid oma rahvaks ei arva, et nagu kõik, kes Kristuse hülgavad, looja hülgab ka nemad, et ja ennem see asi ei lõppe, kui need ka kahetsevad ja tulevad tagasi. Et looja annabki oma selle lepingu edasi nüüd ka teistele läbi Kristuse, et kes ei olnud ennem looja rahvas, see nüüd on tema rahvas. Ja nende eesmärk on teha need siis nii-öelda need juudid kadedaks, et näed, kõik õnnistused ja kõik headus ja kõik teotused, mis olid ennem neil,
on antud kellegile teisele, sellepärast et teie värdjad rikkusite kokkulepet. No, sellest ei taha paljud aru saada ja siis miks see lahutuse teema siin ka sees on, et näed, et algselt oli nii mõeldud, on ju, et ei tohi lahutada, on ju. Noh, jah, algselt õiglaselt oligi see nii, aga kui võtadki nüüd selle kontseptsiooni, et kui nii-öelda mees vihkab oma naist, väärkohtleb teda, peksab, vaimselt ja füüsiliselt terroriseerib, noh, see ei ole enam abielu, see ei ole isegi mitte orjapidamine, see on juba midagi palju jõhkramat. Ja vastupidi samamoodi, et ei pruugi ainult olla mees see vägivaldne pool, võib ka naine olla. Ja seal on ka veel teine pool on sellel mündil, et noh, et üks käib ja jookseb ringi oma nii-öelda nende armukestega, nagu siin looja toob selle võrdluse läbi prohvetite, et teiste jumalustele käivad ja kummardavad ja looja poolt kingitud ja tema poolt antud viljasaadused ja kõik need muud asjad, et ohverdatakse neile, lapsed ohverdatakse neile jumalustele. Et see on ju samamoodi, käiakse ja nikutakse ringi ja siis arvatakse, et see abielu nagu püsib, et see ei püsi ja see ei, noh, selles mõttes see ei kehti ainult mehele, seda on teinud nii mehed kui naised, et selles mõttes see ei ole ainult ühepoolne. Aga siin ongi jah see, et väga paljud ei saa kontekstist aru ja kui te üritate ainult Uut Testamenti lugeda ja igasugused lollused ja igasugused lahkmed ja igasugused nominatsioonid tulevadki nendest asjadest välja, et 40 000 erinevat nagu usutunnistust on ju ühest kõige lihtsamast asjast. Seepärast, et need inimesed, kes teisi õpetavad ja kes teisi juhendavad, need ei ole vaevunud endale Vana Testamenti selgeks tegema ja need ei ole vaevunud aru saama, mida apostel Paulus tegelikult õpetas. Paulus ei ole rääkinud Kristuse vastu, Paulus ei ole rääkinud looja vastu ja Paulus ise tunnistas ka seda, et enne seda, kui Damaskusesse minekul ta silmad sulgeti ja hiljem need avati, et enne seda, kui ta nimi oli Saul, ta oli üks kristlaste suurimaid ja kõige vägivaldsemaid ja kõige jõhkramaid tagakiusajaid. Ta tappis ja hukkas ja piinas neid perekondi, naisi, lapsi, mehi, kõiki vahendeid valimata või selles mõttes ükskõik mis vahenditega, et see oli jõhker, mis ta tegi, seepärast, et ta uskus, et need, kes Kristust jälgisid, need olid looja teelt eksiteele läinud, et need kummardasid mingit teist jumalat, aga ta ei saanud nendest asjadest aru, seepärast, et ta oli oma esivanemate, oma vanemate traditsioonides kinni ja lukus nende nii-öelda nendes moraalses õpetuses selles Talmudis, mis on tegelikult väärastunud õpetus sellest esialgsest õigest looja õpetusest, nendest 5 Moosese raamatust ja hilisematest prohvetitest, väikestest, suurtest. Et lihtsalt siin seda konteksti ja seda informatsiooni on nii palju, et raske on seda nendesse pooletunnistesse, tunniajastesse nädalaõpetustsüklitesse sisse panna. Et tegelikult, kui see ingliskeelsed need lingid, mis mul on siin juures nendel piibli lugemistel, mis on sellest ESV, siis selle audiodraama, mis iganes on see tasuta link, kus saab neid õpetusportsioneid kuulata, mis ma olen oma serverisse ja sinna Discordi selle virtuaalse kodukiriku serverisse üles jaganud need lingid ja olen üritanud nendele videodele juurde panna need informatsiooni ja manustesse, kes on suvatsenud nendele klõpsata, kes on suvatsenud vaadata telefonis iga kord neid hüperlinki otsa avada ei saa, sa pead kopeerima selle teksti. Arvutis kohati on see lihtsam, aga ikkagi selles mõttes siin on see informatsioon ja asi tegelikult on olemas. Nüüd, milleks me üldse seda kõike loeme ja milleks me seda teeme ja milleks see vajalik on? No,
igalühel on oma alustalad, oma moraalne kompass on ju nii-öelda, aga loojaõpetus ja see, kus me siin oleme, mis me siin oleme, mida me siin teeme, see on olnud püsiv läbi aegade, läbi sajandite ja läbi erinevate kultuuride. Et jah, paljud erinevad rahvad ja piirkonnad räägivad oma aspektist, oma nurga alt maailma loomislugusid ja kõike muid asju, kuidas nende kultuurid ja asjad on läinud, aga enamus need mustendid ja asjad ja kõik need jutud tulid ju välja Paabeli tornist, kui looja jagas selle maailma, selle esimese protokeele, selle ühtse keele siis nii-öelda 70 või oli see 72 põhikeelt, baaskeelt, mille järgi siis tulid need igasugused need alamjagunemised. Aga see 70 oli ka see nii-öelda nende pealike, nende domeenide, nende inglite, noh, ütleme niimoodi, et need, kes lahkusid loojateelt, kes ei lahkunud, et nende printsipaalide oma alajaotuse järgi jagati siis rahvas kogu maailmale laiali 70 printsipaali järgi. Ja siit tulevad ka need piirkonnad, keelkonnad, kogukonnad, mis lähevad tagasi kõik sinna sellesse raamatusse, mis see eestikeelne võrdlus on, ma ei oska öeldagi, aga inglise keeles on see Table of Nations on ju, või mis on siis rahvaste laud või? Ma ei kujuta ette, kuidas see õige tõlge peaks olema. Aga kõik rahvad, kõikide nende algtekked asjad on võimalik ürikutes asjades tagasi minna ja nimedes ja kuidas neid nimesid on väänatud ja muudetud, aga kui sa lähed sinna algesse, kõige algesse tagasi, kõik need ürikud ja asjad, mis on suudetud üles leida ja kaevata, viimse kui ühe rahva, regiooni juured lähevad tagasi piiblisse ja lähevad tagasi sinna Ararati mäe juurde peale Noa uputust, et sealt Türgi nõlbadelt, kus kogu maailm jagati laiali. Et ja kui ma ei eksi, siis vist maailma võrdlusmütoloogia folklooris 172 või 174 nii-öelda siis selle muinsuspärandil või rahvapärandil kõik kirjeldavad ülemaailmset uputuslugu oma mingi nurga alt ja kõik räägivad seda, et üks perekond koos siis selekteeritud loomadega, lindudega pääses siis ülemaailmsest kataklismusest ja nendest, sellest 8 inimesest, sellest ühest perekonnast taaspopuleeriti kogu maailm või tehti nagu restart. Et kollektiivselt on see inimmälus ja ajaloos on see informatsioon meil on olemas väga pikalt. Aga need inglikesed, kes said väga pahaseks selle peale, et inimrass põhimõtteliselt ülendati nende peale, et nende järgsed tulevad olendid, kes looja lõi Eedeni aia jaoks ja hiljem, et looja tõstis need kõrgemale positsioonile kui inglid, seepärast et kui siin minna nüüd pärast hiljem Uude Testamenti, et kui hakata seda vereliini lugema, et kuidas nagu antakse kronoloogiliselt läbi, siis Neitsi Maarja, Kristuse kronoloogia ja antakse siis nii-öelda siis ta kuna looja nii-öelda see püha vaim, see püha hingus oli siis Kristuse nii-öelda meespoolne see panus, et mitte langenud inimrass, et siin ongi see suur vahe, et kuna Aadam on langenud, Aadama DNA on juba rikutud, aga tuli Kristus on ju teine Aadam või uus Aadam nii-öelda, et Kristuse vereliin või Kristuse mees, see DNA on puhas, rikkumata selles mõttes sellest langusest. Et siis Joosep, kes on siis võetud nagu
kes võttis siis nagu Maarja, võttis omale nagu abikaasaks selle sammuse asja läbi, et näed, et lahutatud naist või abielu rikkumine on ju, et sa ei tohi teist võtta, et noh, Joosepil omal oli ju naine ja lapsed, aga kui tema naine läks loojakarri ja kui avastati, et Maarja on lapseootel, aga et ta ei ole kellegiga olnud ja noh, on nagu abielu rikkunud, Joosepile tegelikult anti käsk Maarja kuskile vaikselt nurga taha ära viia ja ära hävitada, et ei tooks suguvõsa läbi. Aga Joosep võttis ta oma katuse alla ja hoidis teda ja kaitses teda, kuni Kristus tuli ju ilmale. Nendest asjadest ei taheta üldse rääkida. Et tegelikult siuksed piiblit kommenteerivad lisaraamatud toovad seda nüanssi toovad juurde, mida meie siis tubli katolik kirik neid tekste nagu ei taha üldse aktsepteerida. Seepärast, et see on ju vastuolus abielu lahutusele ja teise naise võtmise käsule, mis on katoliku kiriku nii-öelda alustalasi. Aga kui ei oleks seda situatsiooni saanud olla, siis ei oleks saanud ka Kristus tulla, siis ei oleks saanud ka meie lunastus tulla. Aga miks ma ka sellest jälle jahun, et Kristus on see nii-öelda teine Aadam, et Uues Testamendis räägib nagu sellest vereliinist ja läheb tagasi. Et miks ma üldse nendest inglite kadedusest räägin, ongi see, et kui sa lähed nüüd Kristuse ema kaudu ja siis nii-öelda ta siis lapsendanud või siis kasuisa kaudu lähed tagasi vereliini pidi, siis et ta on selle poeg ja ta on selle poeg ja see on selle poeg ja see sünnitas selle ja see on selle poeg ja selle poeg ja selle poeg, kuni läheb tagasi sinna Noani. Ja siis Shemini kõigepealt on ju, Abraham, Shem on ju, sealt kuskilt maalt tuleb, siis tuleb Noa on ju. Ja siis läheb veel tagasi ja siis ütleb, et kes on Aadama poeg, kes on Jumala poeg. Ehk siis Aadam ise on tegelikult ingel, oli ingel. Aadam ja Eeva olid selles mõttes inglid, et nemad olid otse, Eeva oli nii-öelda nagu Aadamast võetud või Aadamast välja võetud. Selles mõttes see on natukene teine teema, aga Eeva oli nagu üks osa Aadamast, ehk siis kui nad nagu tollel hetkel, kui see Aadam loodi või esimene mees loodi, see protoinimene loodi, kellest siis hiljem looja võttis ta nagu selle teise poole või selle, et mees ja naine saavad üheks. Et nemad on üks liha. Samamoodi nagu, et Kristus ütles, et tee rahvas üheks, nagu meie oleme sinuga üks, on ju, et see ei tähenda seda, et Kristus oleks mingisugune avatar või mingisugune troon, mida looja juhib kaugjuhtimispuldiga, et nagu jällegi kontseptuaalselt ei saada nendest asjadest aru. Üritatakse mingit dogmasi peale suruda, mitte et mina nüüd 100% nagu selles arvamuses õige oleksin, aga kõige loogilisem, kõige lihtsam järeldus kõigele sellele informatsiooni läbitöötamisele ongi see, et tegemist on kuningliku perekonnaga. Ja kui Aadam oli üks looja lastest ja kui Kristus on ka nagu selles mõttes looja laps, et Kristus on ingel, aga Kristus on ainus sündinud laps, et teised kõik on nii-öelda nagu loodud, et teised inglid on ka loodud, et olgugi, et me oleme nii-öelda õed ja vennad, poolõed, poolvennad inglitega. Ikkagi selles mõttes see viibki tagasi sellesse nii-öelda jumalikku aspekti, mille poole kõik üritavad püüelda, olgu need šamaanid, olgu need New Age'i tegelinskid, olgu need petetud, need satanistid ja kõik need muud asjad, kes on oma nende lõksudesse langenud. Et kõik üritavad ju tagasi saada sellesse kõige kõrgemasse hingelisse ja vaimsesse staadiumisse, sellesse nii-öelda ürglättesse, algallikasse tagasi loojaga üheks, aga lihtsalt kui sa oled valinud sellise tee, mis lõhub ja vägistab neid igasuguseid barjääre ja piire ja sunnitakse seal oma seda kolmandat silma avama ja igasuguste nende mantrate ja nende muude asjadega ja rituaalsete nii-öelda liigutuste ja treeningutega
hapniku puudulikkuse, noh, need hingamisharjutused, asjad, see traumapõhine või siis ritualistlik mingisuguste ainete, narkootilistest psühhotroopsete ainete võtmine, et nende kasutamine, et tagasi saada sinna hingede maailma, tagasi saada sinna spirituaalsesse aspekti ja sellesse kõrgemasse tasandisse, selle kiirtee kasutamine, kui sa üritad kaaperdada mingit teist dimensiooni, vähe sellest, et sina ei tee uksi lahti kuskile mujale, sinuga tulevad kaasa hääletajad, kellega sa ei ole üldse arvestanud, et nemad hoopiski kaaperdavad sind ja kui sa vägisi üritad kuskile minna ja keegi võtab suga ühendust ja hakkab sulle alguses mesijuttu rääkima ja oi, see kõik on tore ja meie oleme teie esiisad ja meie tegime seda, teist ja kolmandat ja tulge kuulake meid ja tulge loodusesse ja tulge meie hiiekohtadesse ja tulge kohmardage ja tooge meile neid igasuguseid oma pidustusi ja andameid ja ohvreid ja küll me siis saadame teile jõukust ja viljasaaki ja turvatunnet ja aga et ühelt maalt on tavalistest nendest ohvritest ei piisa, ühelt maalt hakatakse juba lapsohvreid nõudma, vereohvreid nõudma ja üldjuhul kõige viimased need asjad, kui nad on juba nii kaugele läinud, et nad on oma selle psüühika, selle lävivälja on ära lõhkunud, alles siis need langentinglite järeltulijad, need deemonid, deemon, kes on deemon, kehadeta olend ehk siis see maise ja taevase ühendi nii-öelda see tulemus, kui see esimene maailm hävitati, et need jäid ju rändlema, et nende kehad hävisid, aga nende hinged ei hävinud. Need on need jumalused, need on need taassünnid ja need on kõik need muud asjad, need iidsete kultuuride, need nii-öelda need jumaluste lapsed ja pooljumalad ja kellest siin räägitakse. Et kui nad ühelt maalt, kui sa jõuad sinna maale, et sa oled nii lõksus nendega, nad arvavad, et sa ei julge enam looja poole pöörduda ja tagasi astuda, siis nad paljastavad, kes nad tegelikult on ja siis nad nõuavad sult juba laste ohverdusi ja on neid, kes on nõudnud konkreetselt su enda ohverdust neile, et see ei ole naljaasi ja vägisi ronida kuskile, milleks looja ei ole andnud sulle luba, on väga, väga, väga rumal ja väga riskantne, et kui sa otsustad oma füüsilisest kehast mingi hetk lahkuda ja sinna naasedes võid avastada, et sa ei saa sinna enam tagasi, seepärast keegi teine on seal juba ees. Et see ei ole naljaasi ja ütleme niimoodi, et väga vähesed on saanud oma keha tagasi. On olemas dokumentatsioone, salvestusi, satanistliku kiriku koguduse liikmed on kiidelnud sellega ja on vaimuhaiglates on olnud täiesti salvestused olemas, dokumendid on olemas, kus üks, noh, mitte üks, aga see on üks konkreetne näide, kus üks inimene ühelt maalt hakkas käituma nagu kits. Ta hakkas liikuma nagu kits, ta kehahoiak oli nagu kits, ta sõi, üritas voodilinu asju süüa, ta ei rääkinud, ta määgis, tegi täpselt sellist häält, nagu kitsed teevad. Ja milles pull oli? Politsei ritualistliku ohverduse tapatalgude, kust leiti laste ohvrid. Leiti igasugused pentagrammid ja need mustad küünlad ja kõik muud asjad ja leiti
leiti ka sealt ühe looma nii-öelda korjus. Ja siis ühes ülestunnistuses tuli välja, et nad ütlesid, et ühel asi läks valesti. Et nad tegid kehaväliseid eksperimente, rändasid ühest kehast teise, võtsid kehasi üle, aga nad olid kanaldanud oma šamaanidega ja sundinud oma ohvri kehast välja kitsekehasse ja kitse tõid selle inimese kehasse. Ja see inimene, kelle siis nii-öelda kits oli üle võtnud, kits ei osanud seda keha kontrollida. Ühesõnaga, see keha sai surma, see kits suri ära. Aga ühel puhul. Ja inimene jäi kitse kehasse, jäi lukku. Ja inimene elas kitsena. Ja seal samas, kui nad olid uuesti üritanud seda rituaali teha ühe teisega, siis oli täpselt see olnud, et keegi, kes oli nende kogudust oli üritanud paljastada, siis see inimene sunniti kitsekehasse ja kits tema kehasse. Ja kuna kohalik politsei oli ka korrumpeerunud, siis ühesõnaga see üks inimene saadeti sinna hullumajja, füüsiliselt keha saadeti sinna hullumajja, aga see inimese hing vahetati kitsega ära ja see inimene lõppes seal hullumajas ära, seepärast et seal oli kits oli sees. Ja see inimene elas ja kannatas selle viimase lõpu kitsena selle satanistliku kiriku või koguduse siis rituaalsete ohvrite ja piinamiste käes. Tunnistajate sõnul oli vist, kui ma ei eksi, see oli 80-ndatel, mis oli see raport oli kirjutatud, et see inspektor või see uurija ohvitser ütles, et tunnistajate sõnul oli see inimene kitsekehas elanud üle 2 nädala, keda oli seal piinatud ja rituaalselt ahistatud. Et see on ainult üks nendest juhtumitest, mis on dokumenteeritud nagu nende hullumajade asjadega, vaimuhaiglatega, et neid on ka teisi ja meie kaasaegne meditsiin ja kõik muud asjad absoluutselt kategooriliselt keelduvad nendele asjadele mingisugust nagu, kuidas siis öelda, validation, nagu kinnitust või tõestust nagu andmast. Seepärast, et see lükkaks ümber kõik selle nii-öelda ainult selle maise, selle materiaalse maailma olemuse. See tunnistab hingede maailma, see tunnistab muid asju, mis seab kahtluse alla meie igasuguse muu õpetuse. Et jällegi jõuame tagasi loojani ja jõuame tagasi sinna, miks inimesed teevad, mida nad teevad. Keda on eksitatud, keda ei ole, kes tahavad võimu, jõukust, raha, kes tahavad lihtsalt paremat elu. Mõningad, kes on palju kannatanud, tahavad kannatustest nagu väljapoole saada ja kui valitakse kiirteed, siis nendega võetakse ka teatud riskid. Aga looja poolt tuleb ka vastav karistus, kui kasutatakse vahendeid, mida ei tohiks kasutada. Et siin on see sammune asi, et olete ohverdanud paalidele ja olete ohverdanud oma jumalatele ja siis imestate, et miks teid on karistatud, miks võetakse teilt maa käest ära, miks võetakse teilt kodud käest ära, miks pannakse teile neid igasuguseid makse asju peale, võetakse viimane teie hinge tagant ära, tehakse teie elu nii põrguks ja siis sunnitakse valitsuse poolt veel igasuguseid lapsi ahistavaid ja väänavaid ja manipuleerivaid ideoloogiaid peale. Ja siis avastatakse, arvastatakse,
et selle vastu võitlemiseks tuleb minna šamanismi, okultismi, maausku, igasugustesse muudesse lollustesse, mis propageerivad seda samust asja. Tahate te seda tunnistada või mitte. Et jah, kergemad vormid, mingisugused asjad üritavad nagu võimalikult, et meie oleme head ja meie oleme valged nõiad ja meie ei tee teistele halba aga te kasutate neid samuseid tumedaid jõude, te kasutate neid samuseid teemoneid ja nende õnnistusi ja nende manipulatsiooni selle asemel, et pöörduda looja poole ja püüda sõlmida rahu, tunnistada oma eksimusi, saada see andestus ja saada see loojapoolne õiglane õnnistus tagasi, mis annaks rahu sellele maale, mis annaks rahu sellele rahvale. Et mitte keegi neid ümberringi puutuda ei saa. Täpselt nagu prohvet Hosea raamatus siin räägib, nagu räägivad teised prohvetid. Ja see kontseptsioon ei ole ainult piiblis, seda kahjuks või õnneks räägivad paljud teised erinevad usundid ja muistendid ka. Aga lihtsalt probleem on selles, et looja on küll neile teatud vabadused andnud, aga looja andis ka ju võimaluse peale Kristuse ristisurma ülestõusu, et tema hingus, tema püha vaim, tema õpetus liiguks üle maailma kui kulutulena, kuni viimne kui üks saaks päästetud, kes on huvitatud sellest. Aga kes jätkuvalt suruvad sellele risti vastu, siis tulemus on täna see, kus me oleme. Et jätkuvalt 700 aastat orjapõlve ja jara. Kui sellest 700 aastast on vähe, siis saate veel. Nii et paha hakkab. Aga selle aja sees väga paljud, kes ei ole absoluutselt milleski süüdi, esivanemate lollustes süüdi, need lapsed kannatavad, järgmised generatsioonid kannatavad, järgmised põlved kannatavad. Sellepärast, et see tibiilikute kari keeldub tunnistamast oma eksimust ja keeldub tunnistamast loojat. Öeldes, et nad teenivad loojat, kummardades ise teemonitele, käies ise nende pööripäeva üritustel, tehes neid rituaale ja neid kõike seda jama, et nagu tõsiselt või. Ühesõnaga, ma jään ennast juba siin korrutama. Et lihtsalt viimane aeg on nagu tõsiselt mõtlema hakata. Selle asemel, et selle idiootsusega edasi minna. Ühesõnaga, meeldivat hingamispäeva. Tänud neile, kes kuulavad. Tänud loojale selle eest, et üldse kuulajaid on. Ärge uskuge ühtegi sõna, mis ma räägin. Mõelge ja otsige need asjad ise läbi. Katsuge, paluge nõu ja paluge abi. Ja otsi valet ja leia varas. Ma ei oska muud öelda. Aga Shabbat shalom. Rahu hingamise päevaks. Meeldivat hingamist.